Tere head Targa Tehnika podcasti kuulajad. Minu nimi on Anti Kelner, olen Vihuri Agri järelturu juht ja minu tänaseks vestluskaaslaseks on Jaanus Metsad. Tere Jaanus! Tere! Jaanus on meil hooldusjuht ja tänaseks teemaks on meil hooajärgne masinate ülevaatus ja hooldus. Ehk siis üritame teile anda ülevaadet sellest, et mida peaks tegema siis, kui põllutööd hakkavad läbi saama ja on aeg masinad kas siis kuuri alla seada, kevadet ootama või siis hoopis teha ettevalmistusi talveks, sest teatavasti ka nii mõnedki masinad teevad ka talvel tööd, tõrjuvad lund või siis on farmide juures seal terve talve seal töös. Aga alustame sealt, et miks me seda teeme? Miks me teeme neid ekspertülevaatused ja mis kasu saab sellest masina omanik ja mis kasu saame sellest meie? Tegelikult need sügised ülevaatused ei ole meil üldse uus asi, et me oleme seda teinud erinevate nimede all juba päris mitu aastat ja miks me seda teeme on sellepärast, et klient saaks oma masinast korraliku ülevaate, mis tal nüüd peale hooaega juhtunud on, samamoodi siis ka meie saaks sellest masinast ülevaate ja teistpidi muidugi me tahaks need masinad kõik järgmiseks hooajaks korda saada. Et oleks stressi vähem nii kliendil kui ütleme siis ka meil. Ja nagu Jaanus ütles, et me oleme seda teinud juba aastaid ja üha rohkem me saame aru, et tegelikult sellel asjal on pointi, seda asja on mõtet teha ja tundub, et seda on ka saanud aru meie kolleegid, konkurendid ehk teised masinamüüjad, et alates eelmisest 2021. hooajast on näha, et üha rohkem leiab ka nende erinevaid kampaaniaid, kus nad tulevad ja on nõus samamoodi masinad üle vaatama ja andma põllumehele tagasisidet, et mis seisukorras tema masinapark on. Ja mitte ainult konkurendid, on ka kliendid aru saanud sellest, et väga ilmekalt näitab see seda, et kuidas meie varuosamüük on muutunud, et kui meil oli varuosamüük eelmistel aastatel, ütleme, hooajal väga kõrge, siis sellel aastal just on olnud ka kevadel, et märts-aprillikuu, et see on väga hästi näha, et kui me oleme teinud oma pakkumised ära ja kliendid on siis oma varuosad ja masinad saanud kevadeks ilusti korda. Ja, aga siin ongi, mis näitab märts ja aprill, kui toimub see suur varuosa müügihüpe, siis olgem ausad, tegelikult selle hüppe võiks ära teha siin ikka aasta lõpus, uue aasta alguses, et ei ole mõtet jätta ikkagi seda asja viimasele minutile. Eriti kui vaadates, mis siin maailmas ikka üldine turuseis toimub ja kui suuri probleeme on siin kõikidel kõiksugusest tarnete ja saadavustega ja et siis tegelikult oleks mõistlik need asjad ikka võimalikult vara ära teha, et kui meie ütleme, et need asjad on ära teha ja klient on sellega nõus, et jah, need tuleks ära teha, siis tegelikult võiks selle asja ikka ette võtta kohe, mitte lükata seda kevadele, et kui niigi on juba peas 100 muud mõtet. Ja muidugi ka see, et sügisel on ju värskelt meeles, et mis masinaga juhtunud on, et mis katki on läinud, mis ära kulunud on, et need asjad tasuks kõik sügis üle vaadata ja siis vastavalt sellele oma tellimused teha. Ja, aastalt, et me oleme neid ülevaatuseid hooaja lõpus üha rohkem ja rohkem teinud, et praegu me oleme jõudnud sinnamaani, et me käime üle kuskil juba üle poolte kombainidest hooaja lõpus ja siis see traktorite number seal on juba küünib juba üle 300 meil, mis me hooaja järgselt üle käime. Lisaks siis veel ka järelveetavad asjad, taimekaitse, pressid, mõni niiduki satub veel sekka. Ja mitte ainult uued masinad, et tegelikult kui me arvestame siin, et meie masinatel on pakutud garantii 3 aastat, need me vaatame niikuinii üle, siis väga palju teeme ülevaatusega vanematele masinatele. Ja minu meelest, mis on just väga hea, et vaadates nende uute masinate hindasid tänapäeval ja kogu seda hinnatõusu, et siis üha rohkem ja rohkem tegelikult tuleks mõelda selle peale, et võib-olla ei ole mõtet päris iga 3 või 5 aasta tagant oma masinaparki välja vahetada, et võib-olla mõni siuke hea eksemplar jätta alles, investeerida sinna mõningaid tuhandeid, teha ta ilusti korda, võtta ära kõik lõtkud, asjad ja võib-olla kannatab selle masina kindlasti, mitte võib-olla, vaid kohe kindlasti kannatab selle masinaga veel paar aastat tööd edasi teha.
et meil on väga häid näiteid selle koha pealt, et ongi, mees toob oma masina, ütleb, tehke ta ilusti korda, me vaatame selle ilusti üle, teeme pakkumise ja ongi, muretud aastad veel ootavad ees selle masinaga. Nii, Jaanus, aga räägime, kuidas me seda ülevaatust teeme, mis abivahendid meil selleks on ja mismoodi see kõik käima hakkab? Tegelikult ülevaatus algab sellest, et kas siis nüüd ütleme, klient annab meile teada oma soovist või siis teistpidi ka meie hooldemeistrid kindlasti helistavad peale hooaega kõik masinaomanikud üle ja siis me saame kokku leppida selle ülevaatuse aja. Tegelikult võiks arvestada selle ülevaatuse jaoks üks kindlasti mingi 2, 3, 4 tundi olenevalt masinast. Me oleme ise proovinud neid listid läbi teha ja tegelikult nii palju seda aega läheb. Et abivahenditeks meil on tegelikult John Deere'i tehase poolt välja töötatud ülevaatus nimekirjad, kus on siis väga üksikasjaliselt kirjas kõik, mida üle vaadata, mis oleks seal mingisugused tolerantsid, millised lõtkud võivad olla, mida tuleb teha täpselt, et see on väga, väga põhjalikud nimekirjad ja neid me ei ole ise välja mõelnud, need on tehase poolt ette antud. Ja need on igal mehel on olemas, et investeerisime siin oma meestesse, et oleks kõik ilusti tahvelarvutites olemas, nendel on kõik see salvestatud sinna teevad nad märkmed, need lehed jõuavad lõpuks meie hooldemeistrite kätte, varuosamüüjate kätte ja vastavalt sellele siis saame teha pakkumised varuosadele. Ja nendest nimekirjadest natuke rääkides, siis need nimekirjad on väga mudelipõhised, eks seal traktoritel on vastavalt seeriale, on see 5, 6, 7, 8 seeria, sest iga see seeriamasin on natuke erinevad. Seal on mudeli spetsiifilised asjad, seal on tehase uuendused, seal on isegi kirjas see, kui teatud sõlmedel on mingisuguseid probleeme olnud, et seal on isegi see info olemas, et mis seal on muudetud, mida seal peab vaatama, et võib-olla me suudame leida sealt mingisugused probleemid, mis tulevikus võivad tekkida, et saame ka neid ennetada tänu sellele ülevaatusele. Ja mitte ainult lehed, et tegelikult me saame üle vaadata ka masina veakoodid, me saame üle vaadata, kas ütleme, kontrollerid vajavad tarkvara uuendusi ja kindlasti lisaks lehtedele, ülevaatuslehtedele põhimõtteliselt ma julgen väita, et meil on väga kogenud töömehed, et nad on igapäevaselt masinatega koos. Põhimõtteliselt nad teavad, kust midagi võib laguneda, mis asjad võivad kuluda, et nad leiavad lihtsalt selle vea ülesse. Ja need nimekirjad on veel sellised, et need muutuvad iga aasta, tehas neid kogu aeg täiustab, iga hooaja lõpus tulevad meil uued nimekirjad, kus on kõige värskem info olemas, et me oleme väga, väga hästi informeeritud ja jagame kindlasti seda infot ka oma klientidega, et mida oleks vaja sel masinal natuke rohkem silmas pidada. Ja kindlasti üks asi veel, mida tasub tähele panna, on see, et John Deere oma tootearendusega ei lõpeta, kui masin liini pealt välja tuleb, selle masina arendus ei lõppe, et tehas annab välja tehasprogrammid uuendustega ja need on ka, ütleme, 2, 3, 4, 5 aastastele masinatele, et kindlasti saame ka need hooaja väliselt ära teha. Ja seal on neid väga palju erinevaid uuendusi ja seal ka palju erinevaid lisavarustusi, mida tegelikult on võimalik masinale saada. Et me oleme teinud nüüd nii kombainidele kui ka traktoritele lausa paberkujul kataloogid. Me oleme neid klientidele jaganud, selle me neid otse koju saatnud, kus on kirjas väga palju tehnilist infot ja ka väga palju erinevat lisavarustust, mis on võimalik sul masinale juurde soetada. Et nii mõnigi asi on see, et võib-olla sa toona, kui sa masinat ostsid, sul ei olnud seda küljes või sa ei soovinud seda või sa ei leidnud seda vajadust või seal on ka väga palju neid asju, mis on nende aastatega tegelikult tekkinud, mida tol hetkel, kui sa masinat soetasid, tegelikult veel ei olnudki üldse valikus. Jah, et kokkuvõtteks võiks nagu öelda, et sügisest, kui me masina üle vaatame, kevadeni on omajagu aega, et me saame selle masina päris update'itud ja võib-olla saab päris palju lisasid juurde masinale.
Jaa, saab ikka ja kui me vaatamegi neid kliente, kes on selle programmiga meil ilusti liitunud ja ma lasknud oma masinal kõik asjad ära teha, siis see on väga hea ülevaade see, et tihtipeale nende juures me hooajal peame käima ikka tunduvalt harvem, et neil seal kindlasti me ei suuda 100% kõik ette näha, mis seal hooaja jooksul võib juhtuda, aga ma arvan, et nii mõnedki asjad me suudame sealt üles leida ja tekitada muretuma hooaja nii kliendile kui ka meile. Ja kui nüüd nagu konkreetsemaks minna, siis tegelikult me eelmine aasta tegime väga korraliku expert-checki Excelitele, et tegelikult ma ausalt ei mäletagi, et nii lihtsalt, ütleme, hooaega Excelitel oleks olnud. Ja eks see natuke mängis ka ilmataat meie kasuks seda, aga jaa, vaadates kui lihtsalt see läks, et ma arvan, et väga suur kasu oli ka sellest, üldse ei kahtle. Aga lähme nüüd edasi ja lähme natuke spetsiifilisemaks, et lähmegi vaatame üle erinevad tootegrupid, vaatame edasi kombainidest, mida me seal kombainides üle vaatame, traktoritest, aiatehnikast, aga enne veel, kui me sinna suundume, et teeme väikse pausi ja siis juba jätkame. Tere tulemast tagasi, kuulame järjekordset osa Targa Tehnika Kodu taskuhäälingust. Ja enne me jäime pooleli seal, kus me lubasime, et hakkame rääkima natuke täpsemalt erinevatest masinakategooriatest ja võtaks esimesena luubi alla need kõige kallimad masinad tihtipeale, mis meil masinapargis on põllumeestel ehk siis kombainid. Kus peaks Jaanus alustama kombaini hooajärgset ülevaatust, kui masin on jõudnud tagasi põllu pealt, rohkem ta sinna ei lähe, ja mis oleks esimene samm, millest peaks alati alustama? Jah, mõnes mõttes on see kombain selline tänamatu masin, et ta töötab aastas ainult 3 kuud maksimaalselt ja ülejäänud aja ta seisab, et selles suhtes ongi see expert-check või ütleme ülevaatus väga oluline, et ta kõik see 8 kuud, mis ta seisab, masin ei hävineks ja ei läheks rooste ja ei tekiks seal mingeid muid kahjustusi. Et põhimõtteliselt esimene asi, kui nüüd hooaeg läbi saab, oleks masina puhastamine, et see on väga oluline, ütleme, masin puhtaks saada nii seest, väljast, oleneb, mis see viimane kultuur on olnud, et rapsi puhul näiteks on ta õline, et see oleks vaja kuidagipidi puhtaks saada, sõelad välja võtta, siis samamoodi just, ütleme, see põhk, aganad, terad kuidagipidi kätte saada masinast. Puhastamiseks esimese hooga soovitaks õhku, et kui nüüd seda vett sinna sisse uhada masinasse, siis kindlasti ei ole see hea laagritele, ei ole hea liigenditele, ei ole hea pindadele, et võimalikult palju see masin õhuga puhtaks saada, et kui tõesti nüüd midagi muud üle ei jää, siis läheks veega kallale. Aga kui nüüd veega see masin uuesti üle pesta, siis järgmine samm oleks ikkagi õhuga üle ta kuivatada. Ja me endal on samamoodi päris palju masinaid, mis meil on välja renditud hooajaks või mis tulevad, mida me ostame klientide käest tagasi, et me endale teinud nagu väga selgeks selle masina puhastuse, et kõik tegelikult algab seal puhastusest, et see võtab aega seal kuskil 4 päeva, et siuke suur kombaini täiesti puhtaks saada, et ongi päevake, sa käid selle õhuga sul seal, et kõik vahed, kõik igalt poolt see kergesti lendluv asi kätte saada, siis see päevake umbes kisud seda kombaini tühjaks, sõelad välja, kõik plekid igalt poolt ära, et sa igale poole ligi saaksid ja siis järgmine siis ongi siis kuskil päevake 2 sa pesed seda veel ja siis on see kokku veel tagasi, et. Ja muidugi kindlasti tasub seda ära märkida, et kombaini omanik või ütleme see mees, kes selle kombaini peal tööd on teinud, et kindlasti on temal kõige parem info selle masina kohta, mis on kulunud, mis on vead, mis juhtus selle masinaga hooaja jooksul, et kindlasti need üles märkida ja kui meil nagu mees tuleb seda ülevaatust tegema, et tahaks kindlasti rääkida selle operaatoriga, kes selle masina peal on olnud, et kõik vead nagu otse allikast teada saada. Et see mees nagu, tema on selle masinaga töötanud, ta teab täpselt, et kus on mingid hääled, kus on mingid lõtkud,
kas on mingid laagrid katki, kas on mingid terad katki, et see aitab ka meie tööd kiiremaks teha. Et ja kombainil tihtipeale on see, et sa võid ta koha peal käima panna küll ja seal tundub, et kõik liigub ja kõik käib, aga tihtipeale siuksed vead võivad üldse välja tulla ainult, kui sa oled põllu peal ja sul on seal koormused taga, sul on masin on saaki täis tol momendil, et alles siis võivad need vead välja tulla, et siuksed infod. Meie selliseid situatsioone tekitada ei saa, et see tulebki ainult puhtalt operaatorilt. Jah, sellist abi oleks kindlasti vaja meil. Lisaks, mis me saame üle vaadata, on terad, teosõrmed, ketipingsused, rihmad, laagrid. Sellega nagu põhimõtteliselt me saame anda soovitused, et mida nagu vahetada hooaja järel ja mida siis panna külge, et järgmiseks hooajaks ilusti valmis olla. Ja meie spetsialistidel, kes tulevad, neil on ka väga hea ülevaade selle kohta, et mis analoogseid või mis juhtumeid on olnud, kus on toimunud teatud purunumisi, kus on sõlmed, mida tuleks vaadata, et kindlasti nad käime koos masinoperaatori või omanikuga need ilusti üle ja räägime need lahti, et mida võib-olla tol hetkel tundub, et on veel okei, kestab aasta või paar ära, aga mida tulevikus võiks nagu silmas pidada. Ja samamoodi tehase info, et ega tehas jagab ka meile üle maailmas seda infot, et kuidas need kombainid on töötanud, kuidas masinad üldse on töötanud, et mida jälgida, see info on meil ka olemas, et selles suhtes saame aidata omanikku nii palju, kui oskame ja saame. Ja, aga kui me praegu oleme rääkinud pigem visuaalsest ülevaatusest, et aga mida seal nagu päriselt peaks ka nagu tegema, et ennem kui see masin sinna talvekorteris ära lükatakse? Esimese asjana, mida soovitaks kindlasti, on teha ära kombaini hooldus. See kombain on nüüd, 2-3 kuud töötanud, täiskoormusel on tekkinud igasuguseid, kulumisi, on metallipuru tekkinud õlidesse, on filtrid ummistunud, on kütusesüsteemides võib-olla natukene vett sees, et kindlasti, mis soovitaks, on ära teha masina hooldus. Küll on siin igasuguseid teooriaid olnud, kas vahetada mootoriõli nüüd kevadel või sügisel. Mina soovitaks, et kindlasti tuleks mootoriõli ära vahetada sügisel, sellepärast, et peale hooaega on sinna õli sisse sadestunud kõik võimaliku metallipuru, kütuse põlemisjääk, igasuguseid happelisi ühendeid seal, et igal juhul mina soovitaks ära vahetada see mootoriõli sügisel ja peale vahetust siis ka masin korraks käima panna, et see värske õli igale poole satuks. Teistpidi muidugi kütusefiltrid, nüüd olenevalt kütusest, mis see kütus on olnud sees, et jah, samamoodi kütuse teema muidugi siin veel järgmine teema, et mis kütust me kasutame. Ja kütuses tegelikult meil oli ka mõni aeg tagasi üks väga hea saade, kus Neste Eestis käis nende esindaja ja rääkis meile ilusti lahti need erinevad tänapäevased kütused, biolisandid, esimese teise põlvkonna biolisand, mis see tähendab, kui kaua need säilivad seal, et kindlasti, kes ei ole veel kuulanud, soovitan selle üle kuulata, et need meie varasemad podcastit leiab siis meie kodulehelt, leiab need SoundCloudist ja ka YouTube'i meie kanalil on need täiesti olemas, et kindlasti leiad sealt veel mõne huvitava teema, mida üle vaadata ja enda harimise mõttes need selgeks teha. Et jah, kui veel natuke korra veel kütuse juurde tagasi tulla, et siis kindlasti, kui nüüd talveks jätta kütus nüüd paaki, et siis kindlasti peate kindel olema, et mis kütus see on, et enamus müüjaid küll praegu biolisandiga diislikütust ei müü, aga oma kindluse huvides tasuks üle küsida alati, et see kütus, mis nüüd paakidel jääb, et kas ta on nüüd biolisandiga või ei ole biolisandiga, et soovitaks küsida sertifikaati tanklatest. Ja, sest kui seal on see biolisand sees, siis seal tekib juba peale esimest kuud tekib seal, kui meie nagu vaatame, tekib mudalaadne ollus sinna paaki, mis hakkab väga lihtsalt kütuse filtreid seal ummistama, et isegi kui teil on hetkel see sees, see biolisandiga diiselkütus, siis me tungivalt soovitaks, et see oleks mõttekas välja lasta, panna sinna biovaba kütus sisse, lasta tal natukene käia, et siis on see kindel see, et kui
kui te selle masina kevadel või suvel käima uuesti panete, et teil ei ole tekkinud sinna mingi sadestisi, mis masina tööd kindlasti häirivad. Üks asi veel, kui nüüd kombain panna lõplikult seisma, et igal juhul soovitaks veel korra üle vaatata kõik need haljad metallpinnad, et konserveerimisvahendiga need üle käia, et ei tekiks seal roostet või tekiks seda roostet võimalikult vähe. Neid pindasid on päris palju, ütleme kõik need eedripinnad, kallakupinnad, sõelad, samamoodi ketid ära konserveerida, et nad ei roostetaks, korralikult masin üle määrida, samamoodi laagritesse värske määre sisse, et kõik hooldusvahendid või ütleme hoolduskeemia oleks nagu uus, et ei oleks seda vana töötanud määrdeid, õlisid ega muid asju sellel kombainil. Ja kui Janus ütles masina määrimisest, siis seal kehtib sama reegel nagu ka mootoriõliga, et kui te määrite kõik laagrid ja ketid ära, siis pange samamoodi, pange see masin natukese saaks käima, et see kõik see uus kraam, mis te sinna sisse panete, jõuaks iga laagri kuulini, iga puksi millimeetrini, et oleks värskelt määritud. Ja sama tegelikult kehtib ka, et kui te masina pesete, kui te pesete ta ikka veega seal korralikult üle, siis samamoodi, et pange see masin käima, las ta käib seal tunnikene, seal käigus ta lükkab sealt vee kõikjalt laagritest välja, et sul ei tekiks seal mingisugust roostet ega korrosiooni seal pika seisuga. Ja mitte ainult laagrid ja muud asjad, mehaanilised asjad, tegelikult kui nüüd pesuriga üle käia see masin, siis tihtilugu võib seda juhtuda, et pistikutes, andurites on vesi sees, et kui nüüd masin uuesti pärast käima panna, siis saab ka ülevaate sellest, et kas nüüd kuskil on midagi lühises või kuskil on pistikus vesi või niiskus sees, et ka see aitab selle vastu. Ja, aga lähme nüüd edasi, et kombainidest sai pikalt räägitud, et võtame nüüd traktorid, et kus seal peaks alustama? No, traktorite puhul samamoodi nagu kõikide masinatega, ikka esimene asi on, kui masin hoiule panna, siis puhtaks teha. Et sama soovitus, et alustaks võib-olla õhuga, saab suurema sodi maha, et traktorite puhul muidugi, kui ta on nüüd siin hooaja lõpus eriti niiskete ilmadega põllu peal olnud, et sinna tekib seda mulda ja pori päris palju, et mida õhuga maha ei saa, eks see tuleb ikkagi veega lõpuks pesta, aga sama teema ja sama töö jälle, et pärast see masin ikkagi õhuga puhtaks teha ja vesi võimalikult palju vett eemale saada sellest masinast. Ja, et kindlasti mitte, et ma pesen masina üle ja siis lükkan sooja kuskil sinna kuivama, et sul seal mingi korrosiooni midagi ei tekiks. Aga kui kombainidel on niiviisi, et hooldus tehakse ikka laias laastus kord aastas, siis kuidas on traktoritega lood, kuidas seal selle hooldusega on hooaja lõpus? Traktoritega on meil kas siis hooldusvälp on 500 või 750 tundi olenevalt masinast, aga tegelikult võiks vaadata enne hooaja lõppu, et kui juba on seal, läheneb see hooldusvälp, ütleme sellele 500 tunnile, siis võib-olla 100 tundi, 50 tundi ennem, et võiks ikkagi selle hoolduse ennem ära teha, kui masin seisma panna. Just need masinad, mis nagu talveks hoiule jäävad, et kindlasti on palju masinaid ka selliseid, mis talvel tööd teevad, et seal ei ole nagu väga palju vahet, aga just jah, need masinad, suured masinad, mis pannakse talvel hoiule. Ja, aga kui need masinad, mis seal talvel liiguvad terve talve, et nendel on jällegi ülioluline see, et seal mootoris oleks sees õli, mis on ka ette nähtud sellisteks tingimusteks, ehk siis esmajoones räägime temperatuurist seal -20 või isegi rohkem seal käivitamisel. Et me oleme nüüd viimased paar aastat kasutanud 5V40 mootoriõli, et oleme siin üks väheseid, kui mitte ainukene rasketehnika müüja, kes kasutab 5V-d, enamasti kasutatakse 10V-d või 15V-d, ehk siis see on õli, mis suurte külmadega, suurte miinustemperatuuridega on vedel ja jõuab võimalikult kiiresti sinna erinevate sõlmede vahel, räägime siis turbo juurde, saaledele,
ja teistes kohtades, et oleks võimalikult kiiresti peale käivitust masinal normaalne õlitamine, et ei tekiks kulumisi. Jah, me räägime nii, kui me oleks kuskil kaugel Põhjamaal, aga tegelikult need vitsad saime siin üle-eelmine aasta kätte, kui olid need 20 kraadi ja tegelikult oli täitsa probleem siin masinate käivitamisega. Et üks asi mootori oli, teine asi muidugi ka kütus, et kui veel nüüd korra hoiule panekust rääkida, siis kindlasti ka seda, et see kütus, mis jääb nüüd sinna masinasse sisse, et see oleks ka talvekütus. Et kui nüüd see kütus ära hangub, siis kindlasti kevadel, üks on kindel, et tuleb filtrivahetus. Et need parafiin, mis tekib nüüd kütuse hangumisel, see jääb filtritesse ja seda kuidagi pidi välja ei saa, et kui ta nüüd tõesti masin ära külmub talvel, siis on vaja filtrivahetust teha. Ja muidugi järgmine asi veel on jahutusvedelik, et kindlasti ekspertšeki käigus proovime tuvastada selle jahutusvedeliku tiheduse, et kas ta siis kannatab seda 20 kraadi, 30 kraadi külma või ei kannata, et kas siis jahutusvedelik välja vahetada või siis lisada kontsentraati sinna. Ja traktorite lisavarustuses ka mõni sõna, et tegime siin aasta alguses kataloogi, kus on kõik erinev lisavarustus, mida on võimalik sellele erinevatel põlvkondadel erineva suurusega masinatele tellida. Samuti nagu kombainil ka traktoril on olemas, et kui te satute meie juurde, küsigi seda kataloogi. See kataloog võiks olla kõikidel meie meestel samamoodi masina peal, et seal on ilusti hinnad ka juures, et leiate saate teada, kas siukse hinna siuke asi oleks mõistlik või ei ole, et kui see ikka teie elu teeb mugavamaks, et siis miks ka mitte. Ja selles kataloogis samamoodi me tegime ühe podcasti, mille samamoodi leiad meist erinevates kanalites, kus me räägime lahti, et kõik, mis seal on võimalik saada ja mis on sinu traktoril võimalik juurde lisada. Ja lisaks lisavarustusele, kindlasti mida me teeme ära on samamoodi tarkvara uuendused kontrolleritel, samamoodi need tehase programmid, mis tehas on välja andnud nendele masinatele. Ja mis me veel saame korra üle vaadata, võib-olla tegelikult meil on traktoritest päris hea ülevaade, kuidas need masinad töötavad, et võtame selle telemaatikasüsteemi JD-lingi, et enne ülevaatusele tulekut me saame põhimõtteliselt enam-vähem ülevaate veakoodidest masinal, mis seal on olnud, et natukenegi võib-olla seda tööd kiiremaks teha ja tihtilugu veakoodid annavad juba päris hea info, et mis selle masinaga tuleks teha, mis selle masinal viga on või kuidas see masin töötanud on. Ja kui me nüüd liigume traktorite juurest edasi, et ega tihtipeale see traktor ainuüksi seal põllu peal üksinda tööd ei tee, et traktori tuleb ka midagi järgi panna, siis meie põhiriistad, mida me sinna järgi müüme, on siis pressid ja pritsid. Et ka nendele see, kui hooaeg saab läbi, siis tuleks ikka alustada jälle sellest samusest puhastusest, et teeme need masinad ilusti puhtaks ja vaatame siis üle, et mis sealt selle kihi pealt siis alla tuleb, mis välja tuleb, mis seal selle aastaga seal tekkinud on, räägime porist, räägime kõiksugustest pressi puhul seal taimemahladest ja asjadest, et kas sealt on kuskil mingisuguseid mõrasid tekkinud, kas seal on mingisugused lekked, võtame või pritsil, et seal on terve hunnik igast hüdrovoolikuid, vaatame need kõik liitmikud üle, ega sul ei ole seal kuskilt, ei higista, võta korra see taga on see jagaja kaan, võtta see lahti, vaata, et jagaja juures sul seal kuskilt ei higista, kuskilt ei leki midagi, et palju lihtsam on need praegu ära teha, kui on selleks aega, et hooajal, kui sul masin jääb seisma, sellepärast, et sa pead minema kuskil seda voolikut tegema, siis vaadates viimaste aastate, kui me räägime näiteks taimekaitse pritsidest, see pritsimise akent, mis on üha lühemaks ja lühemaks meil jääb, et siis on ülioluline, et see masin oleks täpselt siis valmis, kui sina tahad taga põldu minna. Pritside puhul oli iga kevadine probleem on see, et esimest korda, kui masin käima panna, jookseb igalt poolt, lekib see prits, et milles see probleem on selles,
et peale hooaja lõppu ei ole pritsil, kui prits pestakse puhtaks, puhastatakse ära, ei ole saanud korralikult vett välja liidestest ja kolmikutest, nurkadest, et kui nüüd see vesi sisse jääb, talvel ta külmub ära ja teate ise, mis selle jääga juhtub, et see pressib kõik puruks, et põhimõtteliselt jah, väga palju kevadel on selliseid juhtumeid, kus me vahetame välja kolmikud, me vahetame välja liitmikke, et jah, kui nüüd prits või sügisel puhtaks saada, pesta, siis kindlasti sinna süsteemi panna külmumiskindel vedelik. Ja eks selle vedelikuks on kasutatud nii jahutusvedelik, selleks on kasutatud klaasipesuvedelik, aga tegelikult on täiesti olemas spetsiaalne vedelik, mis sinna käib ja mis sinna on mõeldud, et seda on samamoodi võimalik meie käes kontsentraadina tellida, teete endale seal lahus ära ja siis lased selle pritsis ringi käima ja tähtis on see, et lasete selle ringi käima niiviisi, et see jõuaks igasse voolikusse, igasse kolmikusse ja kuni siis kõige otsmise pihustini välja, et sul kogu see masin oleks sellega kaetud. Ja ka igale kaetud ja iga vooliku jupis oleks see külmumisvastane vedelik sees, ainult siis saad olla kindel, et kui sa kevadel selle või suve, pigem kevadel selle masina käima paned, et siis sul ta ei lekiks. Ja mis muidugi pritside puhul veel ülioluline on pihustid, et mida tuleks pihustitel, Jaanus, jälgida? Pihustitele me teeme iga-aastaselt tegelikult kohustuslikku kontrolli, mida Taimekaitse Inspektsioon nõuab pritsi omanikelt, et see on meie teenuste nimekirjas. Me vaatame üle pihustid, me vaatame üle pihustuskvaliteedi, me vaatame üle kogused, et tegelikult selle ülevaatuse käigus saab päris hea pildi, et kas pihustid on vaja välja vahetada või ei ole, et tegelikult kui võtta kemikaalide hinnad ja kogused, mis põllumehed põllule panevad, siis need pihustite hinnad võrreldes sellega on ikkagi kaduvväiksed, et tasuks kindlasti kord aastas pihustit üle vaadata, et kas need siis välja vahetada või siis reguleerida midagi, et jah. Ja pihustitel need, et tänapäeva kõik, ma julgen peaaegu öelda, et kõikidel masinatel on see rohkem kui üks võimalik variant pihustit külge panna. Me enamasti kasutame 5 karusselli, siis need ei ole selle ilma asjata, et tegelikult oleks mõtet ennast harida ja teha selgeks, et millisel kemikaali, millist pihustit peab kasutama, millise ilmaga, millist pihustit kasutama peab, et kui me räägime siin efektiivsuse tõstmisest ja kõigest muust, siis ma arvan, et need ajad on ikka kaugelt möödas, kui pihusti oligi, nagu me nimetame, pikk punane ja sellega tehti kõik tööd kogu aeg ära, et tegelikult see nii ei ole, et pihustite valik on üüratult suur ja tegelikult selle kohta on ka väga palju infot tänapäeval leitav, et soovitaksin väga ennast sellega kurssi viia ja valida õige töö jaoks õige tööriist. Nii, aga nüüd see äkki ka pritside ring peale, et mis meil siis veel on? Pressidega on tegelikult suhteliselt lihtne, et press on vaja puhtaks teha korralikult, oleks vaja üle määrida, oleks vaja laagrid üle kontrollida, ketid üle kontrollida, kadunud piid võib-olla, kogurikaared, et selles suhtes pressiga on suhteliselt lihtne. Ja samamoodi see kogur, et võtke see koguri mõni kaar lahti ja vaadake, millised on sul seal koguri jooksuteed, et kas seal laagrid ikka on alles ja mis seisus need on, et tihtipeale see, mis esmapilgu silmaga näed, on üks asi, aga piilub ka sinna alla, mis koheselt silmaga nähtav ei ole. Aga siis on meil ka veel üks eraldi tootegrupp, on aiatehnika, et see küll muruniitmine tihtipeale käib siis mõni aasta kuni lumeni ja mõni lükkab sellega ka veel lund, aga mida aiatehnikaga peaks tegema? Aiatehnika on põhimõtteliselt samasugune masin nagu kõik teised, et esmatähtis peale hooaja lõppu on muidugi ikkagi puhastamine, et kõik see toores rohi sealt masinast niidutekist välja saada, et ei oleks seal korrosiooni, masin oleks puhas.
ütleme, haljad pinnad üle konserveerida, kindlasti võib-olla mootoriõli vahetada, vaadata üle õhufiltrid, vaadata üle rihmad, vaadata üle ülekanded, et muruniiduk on nagu iga teine traktor, et korralikult talveks üle vaadata, siis on ta kevade kohe hea võtta. Ja kui sul tundub, et seal on mingisuguseid kulumisi asju tekkinud ja tahad olla kindel, et sa järgmine hooaeg ilma muretult tööd saad teha, siis ole hea ja too see masin meie juurde ja me vaatame selle samamoodi ilusti põhjalikult üle ja teeme ta nii tipp-top korda, et hooajal sul sellega probleeme ei tekiks. Nii, aga saigi vist suuresti ring peale. Jah, et selliseid masinaid me müüme, selliseid masinaid me hooldame ja valmistame talveks ette. Ja, et siis kutsun teid veel kord üles võtma meiega ühendust, kutsuma meid endale külla, tuleme, vaatame teie masinad üle, teeme pakkumised, teeme need masinad ilusti korda ennem kui uus hooaeg pihta läheb, et see oleks teil mugav, et see oleks meil hooaeg natukene muretum. Et praegu on täpselt selleks õige aeg, praegu on selleks teil aega, on meil aega ja lisaks sellele, et meid saab kätte telefoni teel, et kui sul see vahepeal tuleb meelde ja on laupäeva õhtu, et siis leiad ka meie kodulehelt broneerimissüsteemi, kuhu on võimalik väga mugavalt kirjutada enda andmed, masina andmed, mida te sooviksite seal teha ja esimesel võimalusel võtame teiega ühendust ja tuleme vaatame teie masinad üle. Aga mis siis ikka? Ilusat hooaja lõppu ja peatse kohtumiseni. Kohtume teie juures.